Hei sõbrad, selja taga siin siis näete viinapuud Somerset Seedless. Täna kärbime siis ka tema lehti kuni tarjedeni. Mina isiklikult lõikan ka välja need väändid, millega viinapuu tegelikult seob ennast, aga kuna tal neid vaja ei ole, ehk siis ma ise seon tema eest, siis pole mõtet tal ka raisata seda energiat sinna. Ja allpool siis kuni tarjedeni võtan ma ka ära ennakvõrsed. Muul osal, kõrgemal osal ma jätan, sest et nad peavad kasvama kuni nii-öelda 2-3 leheni, ehk siis saab selle tipu ära murda ja see natukenegi hoiab ära uue ennakvõrse puhkemise. Aga läheme selle töö juurde. Mida ma ennakvõrsete all silmas pean, on tegelikult sellised. Nagu nähes, Somerset Seedlessil on päris suured ennakvõrsed siin. Ja ta on täpselt tarja juures, ehk siis mina neid isiklikult alles kunagi jätta, võtan täielikult välja. Lehtede osas võib-olla tuleb, kui neid lehti on altpoolt liiga palju, eemaldades korraga ma üle 3 ikkagi ei taha võtta. Ja tarjedalt eemaldan siis sellise väänduva osa ka ära. Ja jätangi sellise tarja siia. Et ennakvõrsed allapoole selle ma tegelikult eemaldan alati 100%. Et isegi kui nad tagasi tulevad, siis ma lihtsalt nokin nad välja. Somerset Seedless on nüüd siis kärbitud, nagu näha, ta on märksa hõredam. Somerset teeb osad tarjad kõrgemale kui 3 lehte, ehk siis mingis osas tuleb mõne päeva pärast veel lehti kärpida. Huvitav oli ka see, et ma ei pannud tähele, et eelmistel aastatel oleks olnud, kuid neid väänduvaid, mis iganes nende nimed nüüd ongi, väänduvad sellised kasvud, mis siis kinnituvad okstele, neid oli Somersetil väga palju ja nad olid väga tugevad. Ma näitan ka siin üleval otsas on meil veel mõni alles jäänud. Et need ma tegelikult eemaldan, et taimel oleks jõudu ja kuna ma ise seon, siis ei ole kindlasti neid taimel endal alles vaja hoida. Saagi aasta paistab tulema jälle tänavu korralik. Tarjasid on päris mitmeid, mõnel kandeoksal isegi lausa 3. Aga 3. puhul ma väga vaatan, millises olukorras ta on. Tegelikult soovitatakse ära lõigata ja ma enamasti ka seda teen.
see oli siis Somerset Seedless ja tema nii-öelda lehtede kärpimine enne sellist korralikku suvist lõikust. Võtsime ära siis need väänduvad kasvud, millega ta kinnitub siis okste, raami, mille iganes külge, kuna see jätab taimele rohkem kasvuressurssi. Samuti eemaldasime ennakvõrsad kuni tarjadeni ja lehed samuti. Et kuna Somerset Seedlessil on ka osaliselt 3 tarja ja tarjad asetsevad ka kõrgemate, nii-öelda mitte teine, kolmas leht, aga veel kõrgemal aeg-ajalt, siis osad lehed jäid veel välja võtmata, et nendega tegeleme hiljem. Küll aga enamasti jätsin ühele kandeoksale 2 tarja, sest 3 on ilmselt talle üle jõu käiv. Eelmine aasta oli juba korralik saagi aasta, tundub, et ka sellel aastal tuleb ja eks me siis jooksvalt näeme. Kui sellest videost oli teile kasu, siis visake meeldib ja jälgige meie kanalil toimuvat edasi. Kärg kätte ja oma viinapuid pügama.